olen Paidest pärit ja olen jalgpalliga seotud olnud ka Paides siin Järva maakonnas alates 8. eluaastast. Esimene jalgpallitrenn, milles osalesin, oli Margus Lutsu trenn Paide kutsekooli väljakul. Mäletan väga hästi, ma läksin oma sõbra Andres Lugaga sinna, aga millegipärast me käisime ainult ühe trenni Marguse trennis. Järgmine trenn oli juba Suur Vee Viktor Metsa juures ja Viktor Mets ja Margus mõlemad väga head treenerid. Paidest on üldse, kõik teavad, väga palju tugevaid jalgpallureid tulnud ja tuleb ka kindlasti edaspidi, nii et ma olen väga õnnelik, et ma olen olnud kunagi Paide jalgpalliridades ise ka vasaku jalagana. Jalgpalliga seotud nalju, no neid on päris palju, nagu üks nali on juba see, et ma lõin, ma arvan, oma jalgpalli karjääri jooksul mingi 27 500 korda vasaku väliskülje vindiga küljevõrku. Siis kui me nüüd räägime nagu naljast, kui siis ma mäletan, kui Paide alles hakkas 3.-4. liiga hakkas tõusma ja rahvas käis juba mängudel vaikselt ja Levadia tuli näiteks vastu mängima. Levadial oli fännide rivi, oli üks terve matkabuss, saad aru, niimoodi, et need vennad lendasid sinna lihtsalt platsi kõrvale ja mingi hetk oli ja siis oli vaikus mingi 5 minti ja meil oli üks vend Paides nagu Alo Aasmaa, kõige kõvem fänn üldse, keda ma tean, ausõna, vend tuli üksi, vaatas üldse ei koti, kas keegi tuleb kaasa või ei tule. Paide! Paide! Ja seda oli kuulda, saad aru, kesklinna välja, nii kõva lihtsalt, aga see oli väga naljakas ausalt, aitäh Alo sulle, et sa suutsid meid naerma ajada, nii mitu aastat järjest lihtsalt. No ma arvan, et iga paidekas, kes siin elab või kes seda võistkonda üldse toetab, peaks ikkagi olema sellel meelel, et tiim lõpetab liigas esimesena. Mina loodan väga, et nad lõpetavad esimesena ja nad teevad väga tublit tööd, seda on väga tore näha, et Paide tiim sedasi töötab. Ja et kui sa nagu arvad, et Paide võiks seekord näiteks 4. tulla, siis sa võid sama hästi oma asjad kokku pakkida ja Elvasse ka kolida. Nii et mina ütlen Paide! Igatahes hoidke ennast, hoidke enda vanemaid ja varsti saab siis jalkat ka edasi mängida, olge terved!